ilusat teisipäeva hommikut, taas kord käes tegutsemisamps. Ja minu nimi on Triin Pärn ja igal teisipäeval siinsamas grupis veebikooli ettevõtjatele toimuvad tegutsemisampsud, kuhu tulevad põnevad inimesed näitama, kuidas teha enda äris midagi ära. mine tea, võib-olla hakkab siit saab alguse kirg kujunduste vastu. minul mitte, ma tean juba, ma olen olnud virtuaalne assistent ja kui mina pidin tegema kujundusi, siis ma vaatasin, et no see ei kõlba mitte kuskile. Ja klient samal ajal ütles, et ei, proovi veel teha ja mina mõtlesin, ei, aitab, mina sellega tegeleda ei taha. Aga mul on täna külas Helena Talk, kes on kujundaja ja ta armastab seda. Ja kui ma vaatasin tema kodulehte, ikka vaatan alati, kus külalised on lihtsalt teavad, et milline nende koduleht on, siis seal oli nii intrigeeriv lause. Elukutse prügikastist. Mis siis see veel on, Helena? Tere tulemast, räägi meile natuke lähemalt. Tere tulemast, jah. Tere kõigile minu poolt. Et et mina olen siis hariduselt disainer ja kujundusgraafik ja olen selles vallas tegutsenud juba umbes 5 aastat. Ja elukutse prügikastist, et see huvitava lause leidsid siin minu tutvustamiseks. Aga oma varases nooruses, kui ma tegin mingisuguseid juhutöid ja olin Soomes, töötasin siis nii-öelda tasapindade operaatorina ehk siis koristajana. Et oli parasjagu selline tehase hoone, mida ma käisin siis suvel koristamas ja seal olid kontorid. Ja siis ühest prügikastist kui ma seda tühjendasin, siis ma leidsin mingisugused veidra kujuga sellised paberid ja ma mõtlesin, mis asjad need on. Ja siis ma tõdesingi, et need on ju mingisugused pakendi, need valesti läinud pakendi, need lõiked ja kavandid, et ja siis ma mõtlesin, et oota, et mina siin koristan seda tehast, ma näen iga päev, mismoodi sealt liinilt need pakendid ja need kiled ja kõik asjad sealt valmis tulevad, et aga keegi siin ruumis kujundab neid pakendeid, et issand, kui põnev. Ja siis sellest ajast peale ma hakkasingi mõtlema, et kuna kunstihuvi on minus kogu aeg olnud, et aga disain, et see on ju hoopis midagi muud, et võib-olla see ongi minu asi, et kui ma nagu kunstnikuks ei taha saada, et äkki siis disainer on see, mis oleks nagu põnev. miks mind see minu silma köitis, alati on nii põnev see lugu seal taga. Ja milline kokkusattumus või selline, et sa olid just sel hetkel seal ja nüüd sa oled siin ja sa oledki kujundaja. Jah. Väga äge. Ja lisaks sellele, millega sa veel tegeled? Äh, ma tegelen assisteerimisega samamoodi, et olen ka virtuaalne assistent ja olen olnud üle 7 aasta reisilaeval purseri assistent samamoodi. Nii põnev. Just selle enne rääkis, et on mul hunt kriimsilm olnud ja seda ta tõesti on olnud. Täna on nii palju kuulajaid, meid siin 20 inimest ja tervitavad meid. Tere Tiiu, tere Katrina, tere Evelin, tere Grete, tere Piret, tere Kaari, tere Külli, tere Katrin, tere Kertu. Piret ka, ma vist ütlesin juba. Ja Katrin ütles nii lahedasti, et tasapindade operaator. Ilus nimi koristaja ametile. Ja sul on sellist copywriteri sellist silma või sellist tunnetust ka, et seda juba sinu kodulehte vaadates on aru saada. No võib-olla natukene, et ma ikkagi jah, need ai tekstid, kui ma seda kasutan, et siis ma ikkagi käin need ka alati oma silmaga läbi. Ja millest sa meile täna täpsemalt räägid? Täna ma räägin kujundusreeglitest, disainireeglitest, põhiprintsiipidest ja et mis üldse on siis disaini mõte. Täna siis räägingi, et kuidas siis muuta enda kujundused professionaalsemaks. Disain ei ole kunst. Nad kannavad hoopis erinevaid eesmärke, sest kunst võib olla subjektiivne, temast võib saada mitmeti aru, aga disaini eesmärk on selge sõnum. Et kui kõik sellest ühtemoodi aru ei saa, et siis disain ei ole oma eesmärki täitnud. Et minu jaoks on see jah, väga suur vahe siis kunstil ja disainil. Et disain võib olla siis siltidel, viitadel, reklaamil, igal pool.
aga mis üldse teeb ühest disainist hea disaini? Et meie aju otsib mustreid, rütmi, selgust, see aitab ümbritsevast kiiremini mõista ja tekitab turvatunde ja see kõik on tegelikult ka looduses olemas. Ja just sellepärast näivad ka näiteks lilled meile ilusad. Et neis on olemas samad põhimõtted, mida kasutame disainis, näiteks korduvad vormid, selge struktuur, tasakaal, kontrastsus. Ja siin on mõned näited halvast disainist ja heast disainist ja seda, miks meile üks tundub ühe ja teine teisena, et siis hakkamegi seda siis vaatama, et millistel reeglitel need siis üles ehitatud on. Et esimeseks on siis hierarhia. See on kõige tähtsama esiletõstmine. Et see aitab vaatajatel sisust aru saada, suunab kiiresti kõige olulisema teabe juurde. Ehk siis määratle alati, mis on sinu kujunduses põhifookuseks ja lase sel silma paista. Et kujundusel kunagi ei ole alati kõik asjad võrdselt tähtsad. Et alati on üks põhisõnum on alati kõige tähtsam. Siis on kontrast. Keskendu oma kujunduses kõige olulisematele detailidele ja kasuta suuremat kontrasti, et need esile tõsta. Aga siiski väldi liiga suurt kontrasti, sest see võib muuta kujunduse visuaalselt häirivaks ja segadust tekitavaks. Et siin on hea näide veebilehe kujundusest, kus kontrastiks võib olla nii erkvärv, aga ka näiteks mustad pinnad. Oleneb, kumb oli enne. Et värvile ja valgele sobib must kontrastiks väga hästi ja samuti mustvalgele on värv väga heaks kontrastiks, et mõlemad on õiged siin puhul. Aga kõrval on minu meelest halb näide kontrastsusest, kus must tekst punasel pinnal ei ole loetav, eriti nii väikselt. Et tegu on kusjuures Google Maps rakendusega, et see tõestab, et ka vahel suurkorporatsioonid eksivad disaini ja ligipääsetavuse ja ka kasutajakogemuse reeglite vastu vahest. Et näiteks, kes on siis vaegnägijad, et kus ta siis teab, millise bussiga ta peaks minema, et kui ta seda sealt välja ei loe. Siis järgmisena jõuame minu lemmiku teema juurde ja selleks on joondus. Ja joonduse puhul tunneme 4 tüüpi. Vasakjoondus, keskjoondus, parem ja siis rööpjoondus. Et esimesed 2 on need kõige levinumad. Ja enamjaolt teataksegi joondust kui teksti paigutamist, aga tegelikult peaks kujundus tervikuna järgima joonduse reegleid. Kui muidu tundub kujundus igati balansis ja sõnum selge, siis just joondus on see üks põhiline tüüpviga, mida algajad kujundajad tihti teevad. Et paljudes kujundusprogrammides on olemas need automaatsed abijooned, et teksti ja elemente ilusasti joondada. Aga vead võivad tekkida näiteks sellest, kui kasutada neid valmis malle kujunduspõhjaks, aga näiteks teksti pikkus on hoopis erinev. Ja see põhjustabki teinekord siis teksti kujunduse sissejooksmise ja siis, kui hakata seda parandama, et siis hakata neid teisi elemente ümber paigutama. Ja siis tulevadki need disainireeglid mängu, et mitte rikkuda siis seda ülejäänud kujundust. Ja tihti näen ka, kuidas liialt tihti kasutatakse teksti puhul keskjoondust. Ja seda isegi siis, kui tekst ei ole isegi kujunduse keskel. Et tegelikult on aga pikka teksti palju mugavam lugeda, kui see on vasakjoondatud ja kujundus näeb ka palju rahulikum välja. Et siin on siis ka näited, et kuidas näeb vasakjoondatud tekst ja kuidas siis keskjoondatud tekst. Ja siis paremal pool siis ka väike layout näiteks veebilehe kujundusest, kus on siis kõik ära joondatud korrektselt. Siis on teisena mu lemmikteema valge ruum ehk white space ehk siis õhk. Ja tõesti, see niinimetatud white space võib olla ka värviline, et ei pea olema siis alati valge. Et see tähendab siis ruumi või õhku disainielementide vahel, et nad tuleksid esile ega oleks nii kramplikult üksteisega koos.
ja tühi ruum elementide vahel aitab kujundust balansseerida. See aitab loetavust parandada ja just nimelt vajalikku esile tõsta. Et see ruum peaks soovituslikult sama suur olema ka, see white space. Et eriti siis äärte puhul ka, et soovitus on, et jätta alati äärtesse piisavalt ruumi, et kujundus ka lõuendil ennast mugavalt tunneks. Ja logodega käivad samuti kaasas reeglid, et kui palju peab logo ümber seda vaba ruumi jääma ning milline on see ala, kuhu teisi elemente paigutada ei tohi. Et igal logol on siis omad reeglid ja alati oma mingisugune element, et mis on siis, määratleb selle ala. Siis on värvid ja see on tegelikult väga lai teema, sest siin saab käsitleda nii värviharmooniat, värvipsühholoogiat, samuti värvisüsteeme ja värvipaletti. Aga lühidalt siis, et kõik, mis on digitaalne ja ekraanidel, toimub RGB-süsteemis ehk siis red, green ja blue. Ja kõik, mida prinditakse, toimub SMYK-süsteemis ehk siis printeri tinditähised, mis on siis cyan, magenta, yellow ja key ehk siis must. Et üldiselt ma soovitan trükki minevad kujundused jätta ikkagi professionaali hoolde, kes töötab siis profitarkvaraga ja teab failide seadistamisest ja ICC profiilidest ja lõikemärkidest ja lõikevarust põhjalikumalt, et ja Canvaga näiteks neid korrektseid trükifaile, et tema seda näiteks väga nagu teha ei suuda. Et no muidugi oleneb vajadusest. Aga värvipaletti seades peaks silmas pidada, et säiliks kontrastsus erinevate värvide vahel ning et tähtis info oleks ligipääsetav ka nägemisvaegustega inimestele, et millest oli natukene juttu ka enne. Et siin võibki selle Google Maps'i halva näite tuua. Ja harmoonilise kujunduse värvi puhul kehtib ka reegel, et vähem on rohkem. Siis on tüpograafia ja selle peal saaks samamoodi pikemalt peatuda, sest ja kas või oma koolituse tüpograafiast teha, et ma räägin pigem fontidest. Ja pean taaskord tõdema, et vähem on rohkem. Et soovitatav on kasutada maksimaalselt 3 fonti ühes kujunduses. Aga kui kasutad teksti ka erinevates värvides, erineva paksusega, võib-olla mõne efektiga, et siis on isegi parem, kui kasutad ainult 2 fonti. Et muidu läheb see kujundus liiga kirjuks ja siis see sõnum, mida sa soovid edasi anda, et see ei pruugi siis mõjusalt äkki kohale jõuda. Et kuigi kõik on väga kirju. Ja käekirjalised ja dekoratiivsed fondid sobivad ainult pealkirjadeks, aga mitte põhitekstiks. Et isegi pikemaks pealkirjaks nad ei ole väga head, sest muudavad üldmulje liiga kirjuks. Ja siin minu näidisel on näha, kuidas fondi valik muudab kujunduse üldmuljet ja loetavust. Et tegu on siis täpselt sama tekstiga, täpselt sama kujundus, aga font on siis teine. Ja minu meelest on sobiva fondi leidmine üks keerulisemaid ja aeganõudvamaid ülesandeid mu töö juures. Et tihti juhtub, et disainer jääb liiga truuks ühtedele ja samadele fontidele, aga julge alati katsetada erinevaid. Aga kui sa töötad mõne teise brändi või siis näiteks enda brändi kujundustega, siis on parem ikkagi juhinduda visuaalsest identiteedist ja siis kinni pidada ühtsest kirjatüübist, mis on siis paika pandud ja mis selle brändiga kaasas käib. Et siin on see järjepidevus omal kohal fontidega. Ja fontide puhul on ka suurus ja reavahe ka väga oluline, et reavahed oleksid ühtsed, et tekst ei oleks liiga koos
ja samuti ka, et oleks minimaalne suurus fondil, et see oleks ikkagi loetav nendel pindadel, kuhu sa selle kujunduse siis oled teinud. Ja tegelikult, tegelikult kuulub disaini juurde veel igasuguseid reegleid ja printsiipe ja ma võiksin rääkida sellest veelgi pikemalt, aga tänane eesmärk oli kõige põhilisemaid tutvustada teile. Ja et kui on veel aega, siis ma hea meelega kuulaks, et kui on teil äkki küsimusi tekkinud mulle. mulle nii meeldib, Helena, kuidas sa lähed kohe särama, kui sa räägid kujundustest, et see on tõesti sinu, näha on, et see on sinu kirg. et siin on nii teha, siin saab nii teha ja tahad hästi palju anda meile selle väikese aja eest, sest et isegi Tiiu ütles, et tohutult hea õpiampsuk ja kiitusi tuli sinu kodulehele, ma jagasin siin sinu kodulehte ka. ja Küllil tekkis selline küsimus, et kas rööpjoondus ei ole ka hea? Alati ei ole, et rööpjoondust kasutatakse hästi palju raamatutes ja ajakirjades, aga sellega ähm, rööpjoondust on hea siis kasutada, kui sul on näiteks professionaalne tarkvara, kus sa saad muuta ka tähtede omavahelisi kauguseid ja siis et need nüansid, mis tekivad, et neid nimetatakse jõgedeks, et kui sul rööpjoonduses tekivad mingisugused reavahed ja nad jooksevad läbi teksti niimoodi, et see ei ole ka nagu väga hea. Et rööpjoonduse puhul, kui on tihe tekst ja ta näeb ilusa kastina välja, et siis loomulikult, aga kui need jõed tekivad ja poolitusi on liiga palju, et siis ta alati ei ole kõige parem variant. kuidas sa, Helena, tead, et kujundus saab valmis? Kujundus ei saa kunagi valmis. et millal sina ütled, et jah, nüüd on okei, et ma võin selle näiteks kliendile ära saata? siis, kui aeg saab täis. aus vastus ei, tegelikult isegi kui ma vaatan enda mõne aasta taguseid kujundusi, siis või kasvõi mõne kuu taguseid kujundusi, siis ma alati mõtlen, et ma oleks võinud ikkagi ju selle niimoodi panna või oleks ikkagi võinud seda natukene siin kohendada või et aga tegelikult lihtsamate kujunduste puhul küll, et kui ongi kõik need reeglid on vastavuses, sul on mõnusalt ruumi elementide vahel, su sõnum jõuab kohale, tekst on paigas, visuaal on ilus, illustratsioon on olemas, foto sobib või sellised asjad, et siis võib küll öelda, et jah, valmis. ja siis küllaltki ratsionaalselt, jah, see suur tekst paistab välja, pilt on ilus, et vaatad niimoodi üle. just. nii vahva. täna oli nii palju kommentaare, mis kaasa elajaid, päris paljud inimesed väga, et praegu õpivad isegi seda kujundamist ja mulle nii meeldis Kertu kommentaar, pigem vaatan teiste tehtud, kui just väga vaja teha, endal pole. väga põnev. ja Külli ütleb, et ja üsna tihti võibki jääda muutma, et tuleb sealt otsustada, et nüüd on valmis. just ja tihtipeale ka näiteks järgmine päev tagasi tulla kujunduse juurde või siis lasta tal natukene olla, minna lõunapausile või teha kohvi ja siis uuesti tagasi tulla kujunduse juurde, et siis on ka see värske pilk aitab ka tihti lahendada mingisuguseid probleeme, et vahest sa oled nagu enda kujunduses nii sees, et tuleb nagu sellest välja tulla hoopis ja siis näha neid, et mis seal näiteks valesti on või mis võiks paremini olla. see oli nii hea nipp, astu korraks samm eemale, et mina ise olen raamatupidaja, vahel on mingid sellised uued situatsioonid raamatupidamises, kus veel kohe ei kliki kõik ära ja astud eemale, see on ju niimoodi käib, et kuidagi see vajab natukene aega ja settimist. just. ja Piret ütleb, et aitäh, et väga olulised meeldetuletused. aitäh sulle, Helena, et sa tulid, haarasid sellest võimalusest kinni, tulid meid harima, et ma arvan, et nüüd meie kujundused lähevad palju-palju paremaks ka. ja Kristel veel küsib ühe küsimuse, et kust soovitad juurde õppida, kas on häid näiteks eestikeelseid materjale veebis või paberil? Eestikeelsete materjalidega, kui on tahtmist, siis võib näiteks Eesti Kunstiakadeemias läbida kursuseid
võib näiteks mõnes kutsekoolis õppida, nagu mina seda tegin. et ja ma ei teagi, kas eesti keeles rohkem, kindlasti raamatuid on väga palju kujunduse kohta, just reeglite kohta ka. Aga mina ise olen juurde õppinud hästi palju välismaa, välismaiseid videoid vaadates, et näiteks LinkedIni videoid, Udemy kursused, et ma olen jah, tohutult vaadanud neid erinevaid. aitäh sulle, Helena. ja Anneli veel ütleb lõpetuseks, aitäh, väga vajalik õppijamps, back to basics, kõige need algteadmised just, suur aitäh teile ka. ja mõnusat päeva, nädala jätku. kohtume juba järgmisel nädalal teisipäeval kell 10 grupis Veebikool ettevõtjatele.